See aasta on olnud päris emotsionaalne aasta, et palju on olnud hirme, ärevust, stressi. Inimestel on teadmatus oma tuleviku pärast, iseenda pärast ja oma lähedaste pärast. Ja seetõttu mõtlesime, et teeme ühe huvitava vestlussaate, et teemal, et kuidas toetada oma vaimset tervist. Ja ma olengi nüüd kutsunud siia endale saatekülalisteks või vestluspartneriteks koolitaja ja eluurija Erki Kaikonini ja taimetark Angeelika Sumelari. Tere! Tervist! Tervist! Erki, et ma tean, et sa oled teinud koolitusi emotsioonide juhtimisest. Võib-olla mitte sellise pealkirjaga, aga sa oled käsitlenud emotsioonide teemat. Et räägi, kuidas see käib see emotsioonide juhtimine, mis on nagu emotsioonide juhtimisel nagu oluline teada? No ühest küljest on see kompleksne. Ma olen käsitlenud sisemise tasakaalu teemat laiemalt, aga emotsioonide puhul on oluline see, et minu arust üks kõige olulisem aspekt on see, et kõigepealt emotsioonid ühest küljest saavad alguse tähendustest, mida me omistame muutustele või nendele asjadele, mis meie elus juhtuvad meie ümber. Ja üks viis, kõige lihtsam viis, kuidas emotsioone tasakaalustada, mis on võib-olla hea teada inimestel, on see, et igasugused veeprotseduurid tasakaalustavad tugevaid emotsioone. Et kui tahta ennast nagu kõige lihtsamal viisil tasakaalustada, ilma et sa ise nagu enda sees tohutult midagi teeksid, siis veeprotseduurid aitavad tasakaalustada emotsioone. Aga teine aspekt on sellest, et emotsioonid ei ole mitte niisama. Ja see hea põhjus, see, mis on emotsioonide funktsioon, on see, et tänu emotsioonidele me oleme kontaktis oma vajadustega. Et näiteks autismi puhul võiks öelda, et autism on kommunikatsiooni funktsionaalne häire, kus inimesel puudub ühendus oma tunnetega. See tähendab, et tal pole antipaatiaid ja tal pole sümpaatiaid. Ta võtab kogu informatsiooni vastu, aga suhet ei tekki. Ehk see on see, miks emotsioonid on olulised. Nad annavad meile informatsiooni meie vajaduste kohta. Nad kirjeldavad meie rahuldatud vajadusi ja rahuldamata vajadusi. Võiks siis isegi öelda nii, et ei ole olemas negatiivsed ja positiivsed emotsioone, vaid kõik emotsioonid on väga-väga olulised. Ja nad on väga oluline informatsioon ja tähtis on, et me kuulame neid. Me paneme tähele, et kui meil on hirm, ärevus, siis me vaatame, et mida me saame teha selleks, et luua oma ellu korrastatust, kas tulevikuga seoses või millegagi sellisega seoses. Praegu loomulikult on seda rohkem kui varem, sest alati kõige suurem väljakutse võiks öelda kõikidele olenditele, ka inimesel on see, et kuidas tulla toime muutusega, mis toimub meie sees ja meie ümber. Aga kas sa tooksid nagu mõned konkreetsed näited enda puhul, et milliseid praktikaid sa kasutad? Kui sul tuleb nagu raske emotsioon peale, mida sa siis teed? Et kuidas sa ennast nagu maha rahustad? Jah, see oleneb nagu hästi sellest, kus ma olen. Kõige esimene asi, mida ma teha alati saan, on see, et ma leian võimaluse leian ruumi, kus ma saan olla üksi iseendaga koos. Selle kohta ma mõtlen, kui ma Rootsis õppisin, öeldi nii toredasti, et alati saad sa minna tualetti. Alati on selleks, keegi ei saa sulle öelda, et see ei ole õige otsus. Ja ma teen sellise asja nagu nimetatakse kehaskänniks. See on ka vaikuse minutite programmis on see sees, mis on siis keskendumise lõdvestumisharjutused, mida koolides kasutatakse täna juba Eestis palju. Ja see on see, et ma käin oma keha läbi tähelepanuga. Sest et keha on alati siin, aga meie meel on see, mis käib tulevikus ja minevikus ja see on see koht, kus tuleb meil ärevused, hirmud ja nii-öelda kõik see, mis viib meid ära sellest hetkest. See toob siis kohale, eks ju? Keha. Et ma loon kehaga kontakti, ma tunnen oma nägu, ma tunnen oma õlgade tunnet, oma käte tunnet, oma kõhu tunnet, rinnakut, jalgu, jalad aldu ja tulen üles ja tagasi. Et see on selline kõige lihtsam viis, mida teha. Teine asi, mis muidugi alati on see, mis mind on juba teisme east, ma mäletan seda ja see oli see, et ärge jääge vahtima seina kodus, kui on raske emotsionaalselt. Minge jalutama, sest maailm liigub ümberringi ja see, et maailm liigub, see paneb meie sees ka maailma liikuma. Aga kui me oleme kodus staatilises ruumis ja meil on emotsionaalselt raske, siis see staatika püsib ka meie sees. Ja see on alati minu puhul väga hästi toiminud ja on seda väga soovitanud teistele ka. Ma ise olen kuskil 1,5 aastat vist
intensiivselt õppinud erinevaid emotsioonide juhtimise praktikaid ja ma arvan, et ma praegu vist kasutan niisugust 2 meetodit. Üks on niisugune, ta on nagu juba kombineerinud nendest erinevatest tehnikatest, aga võib-olla mis minu puhul on nagu kõige suurem läbimurre on olnud see, et ma olen nagu võtnud vastu oma rasked ja negatiivsed emotsioonid, et ma olen õppinud nagu armastama, et ma jälgin ja vaatlen oma vihareaktsiooni, oma kadedust, armukadedust, pettumust, ärritust ja ma vaatlengi seda energiat ja vaatlen seda emotsiooni ja võimalusel ka väljendan, seepärast, et siis, kui ma seda väljendan või vaatlen, siis see emotsioon raugeb ja mida rohkem ma seda teen, siis seda vähem hakkab tegelikult mul emotsioone nagu üles tulema. Et see on nagu minu puhul nagu väga hästi toiminud ja teine meetod, mida ma nüüd kasutan, et ma ei valigi, ma teen otsuse, et ma ei vali sellesse emotsiooni minekut, seepärast, et tihtipeale kuna ma olen nii tundlik, siis ma võtan üles väljast nagu need teiste inimeste emotsioonid ja ma tegelikult ei vastuta teiste emotsioonide eest ja ma pigem nagu ei võtagi seda üldse vastu. Et see on nagu väga hea harjutus minu puhul. No, see nõuab selleks, et sellisel tasemel asju teha, on vaja kindlasti seda õppida. Sest kui niimoodi lihtsalt abstraktselt öelda, et ma ise ka kasutan sarnaseid harjutusi, üks kõige lihtsamalt öeldes on see, et mingi emotsioon või mõte, mis viib mind kuhugi ära ja kui ma saan ennast kätte, saan selle teadlikkuse hetke, et ma märkan, et ma olen mingisse mõttejadasse läinud, kust tuleb mingi emotsioon, mis on minu jaoks raske, siis ma pakin ta kokku. Ma võtan kogu selle emotsiooni, selle pildi, mis seal on, ma loon tast pakendi. Ma loon pakendi, ma hingan välja ja enda sees oma sisemises kujutuses või nagu Alar Tamming ütleb oma raamatus teadusekraanis, ma viskan ta välja ja jään hetke kohale. Aga neid erinevaid tehnikaid on nagu palju, et töötada oma sisemaailmaga. Aga Angeelika, et kuidas missugust meetodit sina kasutad, kui sa lähed nagu mingisuguse emotsiooni sisse? Ega me keegi ei ole kaitstud halva telefonikõne eest, selle info eest, mis sealt võid meid rünnata mõne inimese paha meele eest. Teinekord ei ole aega võib-olla ka vetsu joosta ja sa pead kiiresti nagu tegutsema. Ma olen enda jaoks hingamistehnikat võtnud kasutusse ja ma usun, et te kõik olete kogenud, et kui me hingame pinnapealset, siis sisse hingatavas õhus süsihappegaasi osa kasvab ja järjest raskem on meil ka selgelt mõelda, rääkimata siis nüüd otsustada, et kas see mõte mul üldse hea on, et kas ma annan hinnangut või ei anna hinnangut. Ma suunan selle hingamise navapiirkonda, veel parem, kui saaks nabast alla suunata. Hiinlastel on selline vahva väljend nagu 3 katla hingamine ja õppides nii-öelda oma hingamist juhtima, saan ma juba selle ajavõidu, et mina otsustan. Mina võtan selle juhtimispositsiooni enda kätte, selle pulga, et mida ma üldse tundma hakkan. Ja siis ma saan teha järgmise reaktsiooni, et kas ma annan hinnangut, kas mul on seda emotsiooni vaja või mitte. Aga sageli tulevad need paugud ootamatult, siis sa tead, et sul on see trump on kogu aeg alati endaga kaasas. Ükskõik, kus sa ka ei ole, ma saan suunata oma hingamise, ise hakata kontrollima, kuidas ma hingan. Ideaalis võiks olla, et hingan sisse oma rahulikus tempos ja hingan ka välja oma rahulikus tempos. Kui minna nüüd sügavuti, siis võiks olla välja hingamine alati natukene pikem kui sisse hingamine. Ja kui veel natuke rohkem lihvida, siis võiks olla nii, et hingan sisse, väike paus, hingan välja natuke pikemalt kui sisse hingasin ja ka väike paus. Aga ta tahab ka sellist praktikat saada, et inimesed õpivad aastaid ja vahel tuleb välja, vahel ei tule välja. Sest et mõtetel on selline jõud meie üle, et tuletada endale meelde, et kuule, ma pidin midagi tegema, mis see nüüd oli? Hingama pidin. Ehk et sageli on nagu kippu olema, et kui me ärritume, siis me unustame üldse hingamise ära. Ja, aitäh, et Angeelikaga me teame sind kui taimetarka ja taimede ekstraktide väljatöötajate, toidulisandite väljatöötajat ja sa tunned nagu läbi ja lõhki seda taime ja looduse
hingeelu, et Erki küll juba mainis seda loodusesse mineku mõju aga et mis sina selle peale nagu ütleksid, et kuidas loodus ja taimed saavad tegelikult nagu päriselt seda meie vaimset tervist toetada? Kui me juba võtame omaks endale selle mõtte, et me oleme osake sellest loodusest, kus me täna elame, siis loodus on kõikvõimas, nagu meiegi. Me juba oleme täiuslikud, et me otsime, ajame taga seda täiuslikkust iseendast, aga me oleme juba sündinud täiuslikena. Loodus, meil on nagu lihtsam võtta, aga loodus on täiuslik. Tegelikult oleme ka meie täiuslikud. Ja meil on, me tunneme ennast paremini, kui teine täiuslikkus kõnetab meid või puudutab meid või lubab meil olla see, kes me oleme. Et me saame selle täiuslikkuse kõrvalt tunda seda, kes me oleme. Ja mulle väga meeldib minna loodusesse. Mulle meenub kohe selline väljend, et loodusesse mediteerima, et mis asi on metsas mediteerimine. Metsas mediteerimine võiks olla see, et kui sa märkad, et linnud, kes enne laulsid, jäävad vaikseks ja mõne hetke pärast sa jälle kuuled, et kuule, nad jälle laulavad. Ehk et nad ei pea sind enda jaoks ohtlikuks. Ja nüüd sa oled üks mehe siis selle metsaga, aga teinekord piisab, kui sa paned lihtsalt selja vastu puud ja sa juba lähed üheks selle loodusega. See on nii hea, et sa selle välja tõid, seepärast, et ma arvan, et see on üks raskemaid aastaid olnud minu jaoks üldse see kogu aasta. Ja seal kevadel, seal aprillikuus vist oli minu selle aasta kõige raskem aasta. Ja ma tunnen, kuidas kogu see koroona teema ja see kõik nagu vajutas mind täiesti see nagu raskuse alla. Mul oli nagu päriselt nii raske hakkama saada ja mis päriselt mind nagu välja aitas, oligi see tihe looduses käimine. Ma läksin igal võimalusel metsa jalutama, ma olin seal kuskil tund, 2 ja oligi täpselt niimoodi, et mingi esimesed pool tundi ma ei märganud sealt loodusest mitte midagi ja siis hakkad vaikselt kuulama, linnud laulavad. Ma hakkasin nagu märkama, et mingi looduse värvid, ja mingil hetkel tekib täielik rahu, sest lihtsalt metsas ei ole koroonat, seal on nagu puhas rahu, see mets lihtsalt võtab su nagu üle ja see, ma ütlen päriselt, see nii hästi lihtsalt töötab, see loodusesse minek, et see tõesti on nii nagu sa ütlesid. Aga sa oled nagu igapäevaselt nende toidulisandite ja taimede keskel, et ütle, kui nüüd inimestel ongi sellised nagu rasked, ärevad hetked, stress ja depressioon, mida sa siis soovitas, milliseid toidulisandeid, milliseid taimi, mis aitaksid sellisel raskematel hetkedel? Enamasti, kui on pinged või on rohkem pinget, kui on ka õhus pinget, ma usun, et me kõik oleme tundnud, et astud mõnda tuppa sisse, see on pinge, et sa tunned, et midagi siin on, kes keegi on tülitsenud või kõik on arvuti taga ja hästi pinges, eks ole. Hästi aitab, kui pinged tekitavad positiivseid joone õhku ja see teeb meid omakorda raskeks ja mõjutab meie mõtlemist, meie tundmist, meie energeetilist välja, et muuta see positiivne joon negatiivseks ja selleks on nagu palju erinevaid variante. Üks variant on, et ongi õhupuhastajad tänapäeval juba ongi, mis muudavad nii-öelda siis nende joonse struktuuri, aga on terve rida ka taimi, mida põletades see toss, mis käib. Koer käib ringis, mõtlesin, toss käib, toss, mis laiali läheb. Näiteks Palo Santo tuleb meelde, mul tuleb meelde. Kas Palo Santo rahustab või? Rahustab ja Palo Santo rahustab. Ka meil Eestis on väga palju taimi, mida annab tossuna põletada ja me oleme ka teinud selliseid vahvaid tõlvikuid taimedest. Oleme kutsunud neid kesksuve tõlvikuteks. Et kui inimesed on ka haiged, tasuks päevas korra tuba tuulutada, tossutada tuba läbi, et need negatiivne joon pääseks nagu löögile, et see puhastab meie energia välja, see puhastab meid nagu tervikuna. Alati ei pea seda taime sisse sööma, vahel piisab, kui me selle taime taskusse paneme. Kohe meenub üks meile eestlastele kõigile lemmik nurmenukk, mis on rahustava toimega. Aga nurmenukku teatud teises hetkes kasutades võib olla jälle erguti.
aga pannes nurmenukk näiteks lapsele taskusse, siis on laps hea laps ja ei augu vanematele vastu. Et proovige kodus järgi. Kas see ka töötab selliselt, ma ei ole proovinud, tahaks teada. Ehk et taimedel on ka oma energeetiline pool, et mitte ainult see pool, mis bioloogiliselt meid mõjutab, ka see pool, mida me saame kasutada nagu igapäevaselt olles ka taimede lähedal. Me saame ennast ümbritseda taimedega, aga mul siin selja taga on uhke palm, eks, et osadele inimestele sobivad ühed taimed, teistele teised taimed ja nii on ka sisse süües, et see taim, mis minule sobib rahustama, võib sulle hoopis keergutava toimega olla. Näiteks ma toon palderjani, et kui mõni inimene ütleb, et ta võtab palderjani ja see rahustab, siis mina võin jala pealt magama jääda, et mulle ta nagu rahustina üldse ei sobi. Aga on tõesti väga palju taimi Eestis, ka kasvaid taimi, mis on rahustava toimega ja kui me selliselt vaatame, siis Eestis ma arvan 80% kasvavatest taimest ongi rahustava toimega ehk et see võiks nagu omakorda teema olla, et miks meil nii palju rahustavaid taimi ümber on. See pime aeg on kõigile väljakutseks sellega toimetulekuks ja teades ennast, siis ma saan endast lähtuvalt rääkida, ma saan oma siis ka patsientidest rääkida, kellel on pimeda ajaga võib-olla ongi keerulisem toime tulla ja teades seda ette, siis saab ka taimedega ennast eelnevalt juba ka turgutada, et ma teengi kas siis keset päeva rahustavat teed või võtan tinktuurina või kannangi taime taskus ja alati on ka tänapäeval on õnneks teadus nii palju edasi läinud, et meil on ka taimed kapslisse aetud, et me saame seda lihtsalt manustada ilma, et meil peaks olema kohe teevesi tulel. Aga milliseid taimi? Milliseid taimi, milliseid toidulisandeid? Toidulisanditest mul kohe meenub magneesium. Magneesium on selles mõttes on nagu selline hea võimas, eriti magneesiumglütsinaat on hea rahustava toimega ja peale õhtusööki manustades ta aitab meil ka rongi pealt kenasti maha tulla. Magneesiumtsitraat on pigem see kergutava toimega ja kellel on rohkem pinget nagu päevasel ajal ja kes teeb füüsilist tööd, siis see tsitraat võiks jääda päevasesse perioodi. Mida ma veel olen märganud, et paljudel taimetoitlastel ja üleüldse väga paljudel eestlastel on B-grupi vitamiinide puudust, mis mõjutab otseselt meie närvisüsteemi, mõjutab meie aju, mõjutab meie mõtlemist, mõjutab meie lihaseid, mõjutab meie süda. Et tasuks rõhku panna kas siis toitudel rohkem, mis sisaldaks B-grupi vitamiine. Saad sa nimetada mõnda? Maks, väga vähesed ütlevad, et maks on mu lemmiktoit, eks ju, et näiteks tuleb, eks ju, sealiha, kõik enam jaolt on nagu loomne valk rohkem, või ütleme loomses valgust saame rohkem B-d, aga mitte ainult, tegelikult on taimedes on ka B-d, et ei ole ainult, aga see tuli nagu, seal on nagu rohkem teda. Ehk et ma soovitaksin teha B-grupi vitamiinidega talvisel perioodil kindlasti ühe kuuri. Kui on vanust juba üle keskea, siis isegi 2 korda aastas võiks B-grupi vitamiinidega kuuri teha, et toetada kogu oma närvisüsteemi. On vahvaid taimi, mis on ka sellise adaptogeense toimega ja mul kohe meenub üks taim, mis on ka ainus, mis on rahustava toimega, on ashwagandha. Ja ashwagandha toetab immuunsust ja tervist tervikuna, et seal, kus organismis on nagu vähe, sinna suunatakse energiat, seal, kus on palju, seal rahustatakse seda, et organismil on kerge seal ka toime tulla ja teda võib kasutada ka medikamentidega koos, et sageli on nagu see, et aga kui ma võtan antibiootikume või kui ma võtan rahustavaid teisi preparaate, antidepressante, et kas ma siis võin tarvitada, et ashwagandha mõjub ka liigestele väga hästi ja sobib selles mõttes nagu. Aga väga palju taimi, mida me ka igapäevaselt kasutame, muide piparmünt, ma soovitaksin piparmündile rõhku panna hoopiski suvisel perioodil, kuna piparmünt on jahutava toimega ja praegust talvisel perioodil võiks just mõelda, et kuidas ma saaksin rohkem soojendavaid taimi. Kummel sobib näiteks väga hästi rahustavaks ja on soojendava toimega. Ma panin isegi väikse spikri endale, mis tihasein. Meil ka siin bioteekas on tihaseina. Kanada kuldvits on meliss. Meliss sobib igast asendist, eriti eestlasele, et melissile võiks küll rõhku panna. Aga vürtsidest võib-olla, mida võiks ära mainida, on fenkol, kaneel, kardemon, nelk, terve rida vürtse, millega saab ka oma lihtsalt teejooki teha põnevamaks.
kas vürtsid ei oleks, on pigem äkki kui me kasutame ka enne pipart, siis see nerguti. Aga need, mida ma praegu loetlesin, siis pigem sellises koosluses ta pigem on niisugune närvisüsteemi toetav. Mulle meeldis, et sa ennem tõid välja magneesiumi ja B-kompleksi, et ma enda näite puhul jälle, et kuna ma olen nagu terve aasta tegelenud põhimõtteliselt oma närvisüsteemi ja vaimse tervisega, siis kui ma seal kevade pool rohkem tõin ennast kohale nagu sellise looduses käimisega ja meditatsioonidega, siis nagu ja millegipärast ma ei võtnud kevadel toidulisandeid, aga nüüd sügisel ma olen võtnud praktiliselt regulaarselt iga hommiku magneesiumi ja B-vitamiine ja see on nagu üllatav, et ta nagu tõesti hoiab sellist mõnusat positiivset nivood ja seda on nagu füüsiliselt keha peal tunda, et nagu ma ei tea, miks ma kevadel selle peale nagu ei tulnud, võib-olla ma kasutasin midagi muud, aga ma olen nagu nii siiralt tänulik, et ma kuidagi nagu selle võtsin endale. Magneesiumi ei ole kunagi palju. No just. Et kas, Erki, kas sa ka midagi kasutad, mingisuguseid taimi või sa hoiad oma emotsionaalset taset oma praktikatega üle? Ja ma kasutan, et ma olen ka sellest aru saanud, et seesama B-grupi vitamiinid, ja just kui ma kuulasin sind, siis ma sain aru, et et ma olen võtnud C-vitamiini, ma olen magneesiumi võtnud regulaarselt, tsinki niimoodi, mitte päris igapäevaselt, aga nädalas niimoodi paaril päeval toiduga koos ja siis veel mingeid teisi asju aeg-ajalt. Aga jah, et see B-grupp on tõesti, ma mäletan, et kui mul oli ka emotsionaalselt mingil perioodil, ma märkasin, et ärevust oli rohkem ja siis ma tookord võtsin seda ka sinu soovitusel ja see tõesti aitas. Minu meelest ka toimib väga hästi. Angeelika, et sul on seal üks tore purk, mis see on? Siia peale on kirjutatud meelerahu. Ma tahan kogu aeg öelda meelepuhkus, aga selle järgi tuleb meelepuhkus. Mina seda toodet veel oma riiulitel näinud ei ole. Mitte keegi ei ole seda veel näinud, nii et see on täiesti tutikas minu käes, nii et see koosneb aminohapetest ja taimedest ja võib-olla toon sellise näite, et kui antidepressandid asendavad meil serotoniini, mis aitab meil õnnehormooni ajust toota, siis see toode vastupidiselt paneb meie ajud tootma õnnehormooni, et me tuleksime päevast paremini toime nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Ja sellest tootest me kuuleme veel palju, aga mul on nagu hea öelda, et kohe varsti saame me vägeva toetuse oma närvisüsteemile, aga see ei asenda B-grupi vitamiine. Ja magneesiumiga mitte, et need võimendaks seda toodet veelgi, kui need teha kompleksselt. Et mul on nagu väga hea meel, et meil on midagi sellist, mis on loodusest ja millest meie sõltuvusse. Väga tore. See selline vaimse tervise või närvisüsteemi selline, kuidas ma nüüd ütlen, sari nagu läheb järjest täiuslikumaks. Et see on nii äge. Ma tooksin ühe teema veel siia lõppu ja see on, mida ma nagu, see läheb nüüd täitsa sellest teemast välja, aga minust, mis on oluline ära rääkida, on see, et see, mis kõik praegu maailmas nagu toimub, et see on tunne nagu midagi laguneks, mingi vanad paradigmad nagu kukuksid ära ja asemele peaks tulema ju midagi uut, on ju. Aga seda uut ju tuleks luua, et see oleks nagu selline positiivne, eks ju. See, millele me täna keskenduma, see on ju meie homne, eks ju. Ja minu arust praegu, kui seda nagu ärevust ja stressi ja hirme on nii palju, siis me peaksime nagu rahvana tegelikult hoidma kokku, märkama, kõigepealt, mis mu enda sees toimub, aga nagu olema huvitatud ka, mis mu pereliikmete sees toimub, mis töökaaslaste, mis sõbrannade, sõprade, et me jätaks nagu üksinda kedagi, sest et praegu on hästi suur oht, et me jääme kodudesse, me ei räägi kellegiga, me ei puuduta kedagi ja see eraldatus on väga kiire tulema. Ja sealt kohast on nagu minust päris kerge nagu minna sedasi alla teed, et me peaks nagu hoidma üksteist, ja
aga kuidas nüüd hoida seda positiivset nivood või visiooni, et äkki sa oskad midagi selle koha pealt öelda? Aitäh küsimast. Ma arvan, et see on väga oluline küsimus praegusel ajal. Lisades selle eelmise teema juurde, et mul tuleb meelde, et minu viis hoida positiivset nivood, et ma väga armastan toorkakaod. Ja ma joon mitte päris igapäevaselt, aga ma joon kakaod. Ja see on selgelt selline asi, mis annab mu kehale väga palju aineid, mida ma vajan. Aga sinu viimasele küsimusele vastates, no mis esiteks tuleb maha võtta kõik see, mis tekitab meis negatiivseid emotsioone. Ja me ei teadvusta väga tihti seda, mida ma just sotsiaalteadusi õppides ja kommunikatsiooniteadusi õppides mõistsin. See on see, et informatsioon on toit. Meil on metabolism oma väliskeskkonnaga ja toit ja meil ei ole mitte hapniku kaudu ja toidu kaudu, vaid see toimub ka informatsiooni kaudu. Ja informatsioon mõjutab meie teadmusvälja, meie päeva teadmusvälja. Ja nii tähtis on see, et kui ma hommikul üles tõusen, meil tänapäeval on olemas nutiseadmed, mis on erakordne võimalus kiireks kommunikatsiooniks. Kommunikatsioon on muutunud väga kiireks. See on kiirendanud inimeste elusid. Ja aina rohkem sõbrad ütlevad, ma kuulen viimasel poel aastal, mul on vaja aeglustada. Ja väga õige, nii ongi, meil on vaja osata teadlikult aeglustada. Ja teine asi on see, et me hommikul ei hakkaks lugema uudiseid. Et me hommikul ei hakkaks vaatama oma Facebooki feedil, sest sealt kõik need erinevad pealkirjad, mis seal on, need erinevad pealkirjad jäävad meie sees, meie alateaduses otsima lahendust. Ja see kõik tekitab meis pinget. Ehk oluline on see, et me hoiaksime oma sisekeskkonna võimalikult lihtsana ja puhtana. Ja kui ma ütleksin veel siin juures, et kogu austuses, kogu meediaruumi vastu, ma ütleksin seda, et praegustel aegadel on oluline osata endale pakkuda meediapaastu. Sest et meedia aegadest tingituna väga palju siiski jagab informatsiooni, mis tekitab hirmu. Natuke nagu sõda käiks. Siuke mulje jääb, eks ole. Ja mida see tekitab? Loomulikult see tekitab hirmu. Ja mida see muudab minu isiklikus elus, kui ma seda loen? No ka ei muuda midagi. Ma olen ise seda kogenud, me oleme sõpradega seda praktiseerinud juba siin kevadel ja see mõjub väga hästi. Me vastasime, kui hästi mõjub, kui me nädal aega ei vaata uudiseid. Keegi vaatab meist nädalast korra ja räägib, mis on olulist, mida on vaja teada. Ja teate, see tõstab elu kvaliteedi erakordselt ja enesetunne läheb väga heaks. Ja siis nüüd see järgmine nüanss või viimane, mis ma selle puhul tahaksin öelda, on see, et oluline on tulla tagasi unistamise juurde. Osata unistada, see on see, mis me täiskasvanutena väga tihti ära unustame. Kindlasti võiks öelda, et meie kollektiivne väljakutse on see, et meil ei ole juba 10 aastat kollektiivset eesmärki. Ja öeldakse, et kui kollektiivset eesmärki ei ole, siis kogu energia pöördub ühiskonna enese vastu, sellise sisemise kriitika vastu, mis on ka tekkinud juba väga pikalt. Et leidkem igaüks oma unistus ja aidakem inspireerigem üksteist leidma ühistunistust, mille poole me liigume. Kelleks me tahame saada. Et muidugi tõsiasi on see, et praegu on nagu sellised kaootilised ajad ja kaose teooria ütleb ka seda, et ega enne kui need hetked, kui see vana nagu muutub ja on tugevus muutumises, siis ega me uut korrastatust ei suuda ette näha. Sest seal on nii palju elemente, millest see koosneb. Aga tähtis on see, et me oleme siin ja praegu, et me ei läheks liiga palju sinna tulevikku. Sest et kui me vaatame seda tulevikku, see tundub meile hirmutav, siis ainult selle informatsiooni pärast, mille me oleme sinna võtnud ja pannud kas teadlikult või alateadlikult. Sellepärast olgem siin ja tehkem seda, mis meile meeldib, lähtuvalt sellest, mida me tunneme. Ja aitäh sulle, see oli nii oluline, et ma ise ka tunnen, et kui oluline on just see unistamine või ütleme nii, et minna sellesse, nagu tekitada see positiivne tunne sellest omast unistusest, et see hakkab nagu looma, et me ise saame luua selle positiivse tunde ja selle läbi ka positiivse tuleviku. See, millele me keskendume, see loob meie sisemise seisundi ja võib-olla üks oluline nüanss juurde,
et me mõistaksime seda, mida mulle üks minu väga olulisi õpetajaid, Jan Klappers, üks Austria professor, jagas, et see on see, et mis on inimeste jaoks reaalsus. Reaalsus on meie jaoks see, mida me tunneme, mitte see, mida me mõtleme. Armastus on tunne, hirm on tunne, kõik need on tunded. Seega hästi tähtis on see, et me teadlikult loome seda keskkonda, mis loob meile tundeid ja me valime informatsiooni teadlikult lähtuvalt sellest. Just, aitäh sulle, et olemegi jõudnud vaikselt lõpusirgele, et mina sain küll siit üht-teist, mida nüüd endaga veel kaasa võtta. Et aitäh teile, te tulite minuga vestlema, et loodame, et kohtume varsti jälle, sest need on niisugused teemad, mida võib nagu lõputult rääkida. See on väga huvitav teema, see on üks minu lemmikumaid teemasid, et ma võiks sellest väga pikalt nagu rääkida. Et aitäh veel kord. Ja väga põnev oli kuulda sinu jagatud, kuidagi seda kahte koos, seda nii-öelda vaimset tasandit, hingelist tasandit ja seda, kuidas me saame looduse kaudu toetada, et see on väga-väga tähtis. Aitäh sulle. Lisaksin, vanasti mehed käisid naiste eest garaažis, kas te mäletate? Meestel on garaažid ära võetud, neil ei ole enam unistamise kohta. Mehed peaks uuesti looma endale oma garaažid, kus nad saaks käia. Kalale. Kas siis trennis, kas siis jalutamas, kas või autos istudes. Iseenesega olemise ruum, ma ütlesin, et kui oluline on iseenesega olemise ruum, kus me jõuame ise lõpuni mõelda oma mõtted. Et minu jaoks on see selleks, et mõelda lõpuni oma mõtted, on kirjutamine. Et see väga hästi toimib, et see loob sisemist korrastatust. Aga kuidas kellegil? Just. Aitäh. Aga aitäh.